tere, anna andeks, ma olen olnud ei ole üldse olnud järjepidev, aga ma teen kohe selle maikuu video ja maikuu ennustuse. Ma teen selle kohe ära, ma kohe hakkan sellega tegelema. nii, maikuu on lauale ja laotatud siia. ja mis siis märksõnadeks on, mis siit läbi käivad? et ongi sellised lõbustused, kirg, ühised ettevõtmised, ka pinnapealsus ja selline kingituste tegemised. ja tegelikult sa saadki vaadata, et mis kingitus sa iseendale see kuu siis teed. et kui sa sellele mõelnud ei ole, siis võib-olla siit saad mingisugused vihjed, mingid suunad, millele nagu keskenduda, millest šnitti võtta. ja see kuu võibki olla sellises meelelahutuslikus vallas. ja iga inimese jaoks on meelelahutus erinev, et kellele ongi siuksed nädalavahetuse pidustused, natukene siukest tantsu, tralli, pinge ja aja mahavõtmist. ja kelle jaoks on tegelikult mediteerimine ja iseenda siis nagu, et see on see pidu iseenda sees on ju, et ei ole väljaspoolt sind, vaid pidu sinu enda sees. et sa teed endale meelepäraseid tegevusi ja oled selles hetkes, selles momendis. ja tegelikult võib olla ka selliseks pidustuseks ja iseendale kingituse tegemiseks see, et kui sa tegeled heategevusega või sa teed kellelegi teisele kingituse. samamoodi igasugused perekondlikud üritused ja väikeses seltskonnas koos viibimised. ja tundub, et sellel kuul saavutatakse edu nagu mängeldes või lihtsamini või kergemini, et see tegelikult on selline võrratu kuu. sest tegelikult paljud ju soovivad sellist kergemat hingamist ja vabamalt võtta. ja oluline märksõna on siis kollektiiv, nagu ma mainisin. seega, et isegi mediteerimine võiks olla sealjuures grupis ühiselt, kui siis, et üksi. et järelikult need ühised energiad on võimsamad, koos loomine on võimsam. ja sellisel kujul koos teistega sa saad nagu vägevama kogemuse. ja kes tahab elada lihtsalt iseendale, iseenda lõbuks, miks mitte, võibki keskenduda ainult iseendale. aga sellises lustlikus meeleolus ja olles vallatu või ka selline kohustusi mitte tahtev või mitte sooviv, siis võib ka ülemeelikus meeleolus sattuda äpardustesse, mida hiljem nagu kahetseda. olukorrad väljuvad nagu kontrolli alt. ja siis on hoopis iseendale kingituse tegemise asemel nagu ämbrisse astumine. et siis on väike, võiks natukene nagu siis tähelepanu pöörata, et kui kaugele see lõbusus või meelelahutus läheb, et see ei tekitaks siis kaos sinu enda ümber ja sinu enda sees. töö ja raha poole pealt võikski tööalaseid ülesandeid lahendada vabamas vormis ja anda vabamad käed töötajatele, kes on tööandja. ja kindlasti kulub ära ka selline tööõhkkonna parandamine. ja tööõhkkonda saab parandada erineval moel, olgu see kohvinurk, vaba nädalavahetus või mingi tiimiüritus ja hea sõna või ka meene andmine ükskõik mis ajal ja ükskõik mis päeval, et ei pea ootama mingit pühalikku momenti, siis juba see loob nagu sellise vabama õhkkonna. ja tööalaselt ei tohiks kaasa viia lasta ennast emotsioonidel ja pigem ikkagi lähtuda läbimõeldud tegevustest ja printsiipidest ja töökorrast, töö ja kodukorrast. ja kes puhkab, see puhkab, kes teeb tööd, see teeb tööd
ja nii ongi. ja kes ikkagi oma mõtetes on juba ammu mõlgutanud, et tahaks töölt ära minna või töökohta vahetada või ma ei taha seda tööd enam teha, see on mind ära tüüdanud surmani, on ju, siis tegelikult ikkagi tulebki töökoha vahetust ka, kas siis vastu, võib-olla ei ole sellised tingimused, nagu sina just tahaksid, ongi sunniviisiline, või siis ongi see, et sa jõuad selgusele, et nii, nüüd ma teen selle ära, sellepärast et maikuus on kerged energiad ja sa võtad seda olukorda nagu kergemini. Ja kuna on sihuke kergluse moment selle maikuuga kaasas, siis pigem tööalaselt võib-olla peaks üle kontrollima erinevaid tööetappe, tööülesandeid, kirja pandud dokumente. Ja kui seda teha, siis ma arvan, ei ole hullu midagi. Sest tööandja ju ei taha, et keegi kerglaselt tegelikult suhtuks töösse. Ikka tahetakse, et tõsiselt suhtutakse töösse. Rahalises võtmes on ka ühisraha. Et see tähendab ka seda, et võivad suureneda sellised emotsiooniostud. Kergemini on emotsioonide ajal võib olla rahade väljakäimist ja soovi on ka kulutada oma välimusele, enda ümbrusele ja kas või igapäevastele töövahenditele, mis on vähe ilusamad, kenamad, kaunimad, näevad välja, et visuaalne väljanägemine on ühesõnaga oluline. Armastuses ja suhetes. Kui suhted on iseenesest korras, siis tegelikult see kuu lihtsalt toob seda lusti, rõõmu, armastust, hoolimust ja heaolu veel rohkem juurde. Vallalised võivad kohata kedagi, kes panebki kiiremini südame põksuma ja teeb sind õnnelikuks. Ja te võitegi kokku jääda, sest kirg on hästi kerge tekkima sel kuul. Aga kui ollakse ikkagi väga hoolimatu, eriti muretu ja tegelikult ei olegi soov suhet pikemas perspektiivis üldse hoidagi, et see ongi selline kas ühekordne rõõm või on see nädalaajane rõõm või ongi ainult kuuajane rõõm ja armumine ja siis ta lahtub ära. Siis nii ta ongi. Tore oleks, kui ühiste huvidega inimesed satuvad kokku, et oleme natuke aega koos ja vaatame, mis tuleb. Ja kui tule midagi ei tule, lähme lahku, lähme laiali ja nii ongi. Ja tegelikult ka selliseid teistsuguseid erinevaid tutvusi võib veelgi tekkida, aga nad võivadki jääda selliseks lõbusaks, pinnapealseks, pealiskaudseks. Ja naudingu janu ongi suur sellel maikuuses. Ja miks mitte nautida elu ja armastust ja suhtlemist. Ja tervise poole pealt anna oma kehale võimalus puhata ja tantsida ja kehal kerguses olla, et võib-olla ta ei tahagi väga sihukest rasket toitu maikuuses. Välja võivad lüüa ka sellised geneetilised haigused või nakkushaiguste oht on suurem. Ja nõrgad kohad võivad olla ka sihuke peapiirkond, silmad, laup ja käelabad. No nii, sain selle maikuuga nüüd ühele poole, et püüan olla ka juuni, juuli, august nagu tublim, et ma ikkagi panen selle kuu ennustuse siia ülesse. Mitte nii nagu aprillis, et jäi vahele. Aitäh teile, armsad ja mõnusad maikuud!